Kadri Kralla firmas Saku Maja, Navi ja persona kasutaja ja Saku Majas töötan juhatuse liikme ja finantsjuhina aastast 2011, et praegu on 3. ametiperiood ja sama kaua ka Naviga kokku puutunud, et mis seda? Vot seda, et natukene, et mis me oleme, et miks me selle Jandiga siin tegeleme ja mis nõuded meil äritarkvaral on, et peab teadma, et kes me oleme, et me tegutseme Saku vallas ainult, aga me tegutseme hästi mitmetes valdkondades ja ettevõte kuulub Saku vallale ehk tegelikult on selline nii võttes nagu vana kommunaalettevõte, et mis tegelikult toimis vanasti alati kõige tagurilikumal moel ja tegelikult hetkel, mis meil siis on, et meil on vesi, oleme veeettevõtja, meil on 11 piirkonda ja teenindame circa 6000 elanikku. Soojuse puhul on meil 2 kaugküttepiirkonda ja 3 suurt katlamaja ja lisaks on meil veel elektrienergia. Need 3 valdkonda, vesi, soojus, elektrienergia on meil monopoolsed valdkonnad, kus me tegelikult allume Konkurentsiameti regulatsioonile, mis toob meile igasugu muid palju toredaid asju kaasa. Ja lisaks on meil sellised vabaturuteenused nagu kinnisvarahaldus, meil on 50 kortermaja, haldushooldus ja raamatupidamine ja siis meil on veel 2 rendipindadega hoonet ja lisaks Saku mõis, et rendipindadega ühest hoonest on saamas varsti gümnaasium, et tegelikult me saame ka koolipidajaks, et mis see nagu tähendab meile, et tegelikult meil on need valdkonnad on seinast seina ja tegelikult seda, mida et ühes valdkonnas on hästi oluline üks aspekt, siis teises valdkonnas on teine. Et kui näidata just, et kust tuleb meil käive, näiteks põhivaldkond on meil vesi, siis käibest tuleb 1/3, aga tegelikult näiteks investeeringud ja varad tegelikult praktiliselt kõik meie tegevus investeerimisvaldkonnas on suunatud veele. Et mis on meil hästi oluline, et tegelikult, et on teatud areaal ja me peame osutama klientidele teenust ja tagama neile liitumisvõimalused ja inimesed teatavasti ei ela enam ainult kuskil ühes linnas või nad pigem lähevad niimoodi hästi Tallinna lähedale vanadele nii võttes põllumaadele, lähevad siis vanadele suvila piirkondadesse ja me proovime sellega siis kaasas käia, et neile tuua sinna vett ja kanalid ka, ja tegevus on selles suhtes selline hästi pikaajaline, et meie vaatame oma tegevust tegelikult juba 5 aastat ette, et kuna me investeerime ikkagi praegusel hetkel on investeeringuplaan on järgnevateks aastateks on 25 miljonit, siis neid otsuseid ei tehta niimoodi, et täna mõtlen nii ja homme mõtlen naa, ja samas need investeeringud, need torud pannakse maasse 40 aastaks, sa pead teadma tegelikult ette trende ja arenguid, mis tegelikult hakkab toimuma siis, me proovime vähemalt 20 aastat ette näha. Et natukene, et praegu meil on kõige suurem projekt, et arendame Keila jõe ääres reovee kogumisala. See tähendab, et tegelikult me toome vee ja kanali kuskil 2300 kinnistule. Ja see projekti ettevalmistus on näiteks kestnud 3 aastat, hetkel oleme ehituslepingute staadiumis ja aastal 2021 peaks me selle tegevusega valmis saama. Et siis meil on toredad kliendid taga, kes tarbivad loodetavasti pikalt meie teenust. Et lisaks meil on siis ehitamisel Saku gümnaasium, me saame koolipidajaks. Siiamaani oli vallavalitsus ja vallaettevõtted ja vallas tegutsevad ettevõtted olid rendipindadel selles hoones. Ja lisaks üks pilt ka katlamajast, et milline see on lihtsalt. Aga nüüd natukene tarkvarast edasi, et mis meil on päris palju tarkvara tegelikult. Ma panin need, mis on seotud just siukse finantsjuhi tööga ja tegelikult ühe juba unustasin ära sealt. Et on Microsoft Dynamics Now, see on Saku Maja põhiline äritarkvara. Selles on meil kõik põhivaldkonnad sees. Vesi, soojus, elekter, haldus ja ka mõis osaliselt, aga mitte kõik. Ma pärast allpool räägin, miks mitte kõik. Et personas on meil palk ja personal, kasutan ka ärianalüütikat, see on nüüd see
natukene erinev kui see, mis seal tutvustati, on Jetrit Reports, et see on ühildatud Microsofti Exceliga ja tegelikult on hästi mugav ka Navi enda baasist pärida andmeid ja saabki pärida neid kogu sellisi andmeid varudest, hindu ja igalt poolt, et ja lisaks on meil veel siis Merit tarkvara, mida me kasutame korteriühistute raamatupidamiseks, et meil on 50 klienti korteriühistut, kelle puhul tegelikult Navi ei osutunud nagu sobivaks tarkvaraks lihtsalt oma mahu tõttu. Ja veel on CompuCache, milles meil on, mis tegelikult on toitlustuse tarkvara, mis on ka just sellepärast jäetud vanast ajast, et me natuke oleme siukse inseneri taustataga ettevõte, et ära puutu seda, mis töötab. Et hetkel ta töötab ja tegelikult tehakse ka arendusi peale ja see äri on suhteliselt väike, et ma arvan, et see Navi arendus viiks lähima 10 aasta jooksul selle raha nagu lihtsalt kahjumisse, et loomulikult liidest kasutame pankade igasuguseid. Meil on hästi palju kliente, kes tegelikult soovivad oma e-arveid pankadesse, ehk kogu tegelikult tänapäeva äri käib veemajandus näiteks niimoodi, et kliendi jaoks on kaugloetav veearvesti, mis korda paigaldatakse, kliendil on e-püsimakse korraldus ja tegelikult klient nagu meist eriti mitte midagi ei teagi, ehk see on nagu nii võttes nähtamatu teenus, et arved tulevad, lähevad läbi panga ja hästi oluline, et see pankadega koostöö nagu sujuks, et hetkel ta nagu sujub, siis on kauglugemissüsteeme on meil päris palju, et nendel ma võib-olla eriti peatuks, siis meil on dokumendid, on meil Amphoras, siis on Eleringis on meil andmeladu, see kõik, mis puudutab elektrivõrku ja lisaks meie jaoks, miks on see Navi, pärast me jõuame, on meie jaoks kurja juur on saldoandmik, ehk me oleme riigi raamatupidamislik kohuslased, et see paneb meil ka suured asjad ja lisaks on meil geoinfosüsteem, nüüd on hetkel selle aasta arenduses, mis tähendab, et võrguettevõtja jaoks, et sa saaksid nagu võrgu mõttes ka nagu nägijaks, et see on võib-olla võrgu mõttes sama, mis vanasti paberarved raamatupidaja jaoks versus ERP-süsteem on geoinfosüsteem, et joonised ja töökäsud ja kõik selline asi, et see on spetsiifiline asi, aga nüüd Navist kiiruga, et miks me sellega tegeleme, et kui me Sakumajja jõudsin, oli meil kasutusel SAF, mis midagi kokku arvestas, aga ütleme, et tegelikult ei olnud võimalik analüüse ikkagi teha ja analüüsidele kuluv aeg oli ebamõistlikult suur ja eelmine finantsjuht tegeleski kuskil, ma arvan, et enamik aega ta tegeleski mitte analüüside juures analüüsimise, mõtlemisega, vaid just nende analüüside kokkupanemisega, et siis ilmselgelt ma vaatasin, et ma ei soovi oma tööajast nii palju aega kasutada nende aruannete tegemise peale ja siis me valisime välja Navi, sest Navi tegelikult oli kasutusel paljudel veeettevõtetel ja Merit oli lahendanud seda veeettevõtete erilahendust ka, et see tegelikult tuli nagu 2011 ma tulin firmasse ja 2011 sügiseks oli meil tegelikult Navi nagu töös, et septembrist, et ütleme, et päris kiire. Tagantjärgi selgus, et eks see pakutav lahendus oli parem loomulikult kui ennem, aga ikkagi tegelikult ta kattis vaid ainult meie osa meie vajadusest ära. Ja ikkagi me jõudsime sinnani, et meil on vaja nagu natukene suuremat lahendust, mis meie puhul tähendab ikkagi erilahendust, et tegelikult see pool, mis on just sellel nii võttes Navil sees, on kõik väga hea, aga ikkagi ärispetsiifilisest valdkonnast on vaja tegelikult juurde arendada päris suur osa. Meie nimetasime seda vee erilahenduseks ja ma ei mäleta, palju neid töötunde on Ülle või keegi võib-olla oskab öelda, aga see töötundide arv on ka päris suur, et ikka oli, sest et tegelikult see oli esmakordne lahendus nendega kaugjuhitavate mõõdikutega seda teha ja väga innovaatiline muidugi. Aga peale teie ka siis teine Emajõe veeväärk sai ka sarnase lahenduse. Jah, et mis meie puhul on, et ei ole tavalised kliendid, kes tellivad kaupa, vaid meie puhul veeklient, näiteks võtame kõige lihtsam klient, et tema tegelikult tarbib teenust kogu aeg, kaup jookseb kogu aeg miinusesse ja kuu lõpus me nii võttes nagu toodame vett peale.
ja siis tekitame vee ja nii võttes kõikvõimalikud reovee puhul ka on infiltratsiooni näitajad, et mis on tegelikult nagu hästi olulised tootmisnäitajad, et me soovisime tegelikult selle uue lahendusega, mida me saime, et kõik need arvestid, liitumispunktid, objektid, kliendid ka ehk kui me investeerime, me loome klientidele liitumispunktid, me maksame päris suurt raha, et luua kliendile võimalus. Kahjuks kõik kliendid ei kasuta seda võimalust. Ehk meil on vaja ka tarkvara, et me suudaks hallata ära, et kui palju ja kuhu kohta neid liitumispunkte on konkreetselt tehtud ja kas see klient on juba ühe või teise teenusega liitunud ja kuidas see tarbimismaht on. Ja loomulikult on see üks arvestite pool oli ka üks niisugune põhiline valukoht, et vanasti olid arvestid sellised, ma ei tea, paljudel kogemust on, et inimene pidi iga kuu lõpp käima kuskil kraanikausi all ja vaatama seda numbrit ja teatama ettevõttele ja siis vastavalt nagu inimene, kas ta viitsis seal tegelikult käia või ei viitsinud, siis paljud inimesed on reaalelu näidanud, et tegelikult arvasid neid numbreid, palju nemad tarbivad kuus. Ja siis oli kord 2 aasta jooksul, kui arvestit vahetati, selgus, et tegelikult inimene mitte ei olnud tarbinud, nagu ta ise arvas, et mingi 100 kanti näiteks 2 aasta peale, vaid enne imet oli hoopis 500 kanti tarbinud. Ja siis oli väga suur pettumus, et tegelikult ta pidi päris suure summa nagu raha kandma ja meil tekkisid ka võlgnevused. Ja samamoodi tegelikult sa ei saanud oma kogu äriprotsessi ju jälgida, kui kliendid tegelikult kujutavad oma näitajaid ette seal. Paljud kliendid üldse ei teatanud näite, neile esitati prognoosnäite ja paljud kliendid üldse ei teatanudki seda, et nad üldse tarbivad, ehk toimus omavoliline tarbimine, mis on meie valdkonnas ka, et nüüd, kui meil on kaugloetavad arvestid, SCADA, Navi, siis tegelikult me suudame vähemalt nagu arvude keeles nagu näha, mis meil nagu võrgus toimub. Ja meie enda eesmärk on see, et me tegelikult suudaks selle olukorra, et kui meil midagi on, näiteks rõhk langeb kuskil veevõrgus, et me suudaks tegelikult saada selle põhjusele, et miks ta langeb väga kiiresti jälile, et kas on leke või asi, et tegelikult kõik need tarkvarad on meil suhteliselt niimoodi nagu vähemalt selles osas nagu lihtsaks aetud, ega ma ei saa öelda, et see Navi nüüd on meile ideaalne, me tahaks ikkagi veel rohkem ja paremaid asju, aga eks me vaatame edasi. No võib-olla see ikkagi uus versioon aitab lahendada mõningaid küsimusi veel. Et eks, mis on meie jaoks küsimärgiks ongi see, et paljusid asju pakuvad eritarkvarad, täpselt sama asja, et kus kohas sa siis midagi teed, kas või need töökäsud, et neid pakutakse Navis, pakutakse dokumendihalduses ja pakutakse tegelikult geoinfosüsteemis ka, et noh, siin ongi nagu otsustuskoht, et kus sa nagu selle protsessi tegelikult läbi viid, et. Ja siin oleks seda digitaalset advisorit vaja. Ja no tuleb veel arvestada sellega, et meie puhul on see nüanss, et töötajad on siuksed 60-sed pensionile minevad, aga on ka noored poisid, kes tulevad, et tegelikult neid on hästi erinevaid, et tegelikult peab see 60-sele pensionieale lähenev luksepp peab tegelikult ka suutma seda joonist lugeda ja töökäsku nagu täita ja sellest aru saada ja vastata, et jah, ma näitan ka persoonat, et sellest nagu lühem lugu, et persoonale me läksime üle siis, kui me läksime Navi 2015 üle ja põhjuseks see, et kuna meil ennem oli tegelikult kasutusel Dynamics Navpalk, aga selle viga oli see tegelikult, et see arendus oli väga vaevaline, kui ma mäletan, see ajakulu oli üle mõistuse suur, mis oli meil kui arendajatel ja tegelikult lõppkokkuvõttes ma saan aru, et Leedu arendajad vist ei saanud sellest Eesti asjast eriti hästi aru ka lõppkokkuvõttes, et tegelikult meil see Navi just see palga osa oli ikkagi selles esimeses versioonis oli ikkagi kõige nõrgem ja see oli ikka üks igavene jama ja kui see uue Navi puhul, siis eks me natuke kartsime seda asja ka ja ma saan aru, et ka Navi puhul see arendus oleks olnud oluliselt kulukam kui persona peale ja valisime persona puht sellistel kaalutlustel, et palk ja personal on ikkagi selline tugifunktsioon ja ka töötaja, kes meil tegelikult hakkas tegelema personaliga, tema oli tegelikult eelmises ettevõttes
kus oli päris palju töötajaid, Logistika Pluss tegelenud personaliga ja kiitis Personat nagu taevani ja sel tõttu meie valik oli Persona ja mis ma võin küll öelda, et tegelikult see Persona on ikkagi väga lihtne, et kui mina olen finantsjuht, igapäevaselt vaatan analüüse, aga meil juhtus selline olukord, et pearaamatupidaja sattus haiglasse ja jäi 6 kuuks töölt ära. Ja tegelikult käisime Personas koolitusel büroo juhiga ja ütlen ausalt, et me suutsime esimesed palgad ilma vigadeta välja maksta, et ma arvan ka, et saades pool päeva koolitust, ma arvan, et päris hea. Ja ma ei ütleks, et me väga taibukad oleme, niimoodi, et selles suhtes ta on nagu lihtne jah, Persona, et aga mis on nagu võib-olla natukene võrreldes Naviga, et ega seda analüüsi poolt ja seda, et kui sa näiteks aruanne on nii ette nähtud, et ega see andmebaas väga avatud ei ole, et on ette nähtud teatud aruanded, need on, et kui on vaja uusi, siis tuleb vastavalt vist soovi avaldada, aga nii ei ole nagu Navis, et käid ja pärid siit ja sealt ja natuke tõstad sinna-tänna neid tabelikesi ja saad aastaid võrrelda ja ma ei tea, mis iganes sa tahad seal võrrelda, et see on selline valmis programm, et aga meie üldiselt, me praegu seda palka vahetama ka ei kipu, et. Kas tahaks küsida korra, mis Navi palk teil oli, et mis need leedukad seal oli? Ja sellepärast, et see oli selle põhine palk. See ei olnud mitte see palk? Ei. Okei, meie pakume ja Eesti palk. Ta oli Eestile tehtud palk, aga tema põhi oli tehtud Leedus. 2009 aasta palk oli ja ma saan aru, et ülikoolid ja meie kasutasime, et ega seal väga palju kasutajaid ka ei olnud, et. Ja siis ma tean jah, et tema puhul oli küll, et pearaamatupidaja ei tohtinud sel ajal minna puhkusele, kui palga väljamaksed olid, sest mina ei suutnud seda asendada, sellepärast et see elas täitsa oma elu see kodanik seal. See on mitte see palk, millest mina rääkisin. Ei, aga sellepärast me seda Navit ka nagu ei võtnud ja ka Persona on lihtsam oluliselt ikkagi, et. Äkki tahab keegi küsida? Meie täname väga, Kadri.